Tere tulemast siis järjekordset podcasti kuulama ja mina olen Evelin Puusepp. Olen ühe sellise vahva teemaga nagu e-veose leht natukene kokku puutunud ja täna on mul külas Eva Killer ja räägime õiguslikust raamistikust. Aga kuna enne võiks ju mõelda, et meil on ju jõuluaeg praegu ja jõuluvana kihutab ringisaaniga, tegeleb logistikaga, kuidas leida üles õiged lapsed, head lapsed. Et see logistika valdkond on tegelikult ju laiemalt jõuluajal veel eriti oluline, sest ükski kaup ega kingitus ei jõua kohale ilma selleta, et meil oleks keegi, kes selle kohale meile veab. Aga õiguslik raamistik, kas jõuluvanal on ka mingi õiguslik raamistik, kui ta kaupa veab? Tere, väga tore siin olla, eriti jõuluajal ja võib-olla ma tutvustan kõigepealt ennast, et Eva Killer, olen Kliimaministeeriumi liikuvuse arenguinvesteeringute osakonna juhataja ja väga suur rõõm siin olla. Jõuluvana ma arvan, et ta tegutseb ilma õigusliku raamistikuta päkapükud abiks, et seal nii kaugele Euroopa Liit ei ole läinud, et jõuluvana logistikat hakata korraldama. Aga mine tea, võib-olla jõuame ka sinna. Aga väga armas see, aga kelle õiguslikku sellist raamistikku see Euroopa Liit loob ja milleks? Et täna ongi see ju see teema, miks sa sellisel kiirel ajal meie juurde tulid? Jah, mina olen sellise projekti nagu FT for EU, projekti koordinaator ja laiemalt, miks meil see projekt on siis käima läinud, on see, et Euroopa Liit juba 2020. aastal võttis vastu sellise seaduse, mille nimi on elektroonilise kaubaveoteabe seadus. Inglise keele lühend on FT ja ma hakkangi seda nimetama siin FT-ks, Electronic Transport Information Regulation. Ja see FT regulatsioon pandi paika seetõttu, et ärgitada siis eelkõige liikmesriike olema valmis võtma vastu elektroonilise kaubaveoteavet, juhul kui ettevõtja soovib seda elektrooniliselt siis edastada. Ehk siis liikmesriikidele tuleb see kohustus ja meie pädevatele asutustele, kelleks on siis politsei ja näiteks Maksu- ja Tolliamet, et kes teostavad siis maanteel ja ka kaubad, mis liiguvad ka meretsi ja lennuk ja raudteel, nende kaubagruppidele siis kontrolle, et need riigid oleksid valmis siis ka elektrooniliselt kaubaveoteavet vastu võtma. Praegu see nii ei ole. Et kuigi Eesti riigi sees me oleme päris tublid ja Eesti riigis liiguvad kaubad näiteks siis maanteekaubad, me oleme võimelised neid vaatama ka elektrooniliselt, siis üle-euroopaliselt see nii ei ole. Ja selleks siis, et tulla vastu siis ettevõtjate soovidele, sest et kuigi võib-olla arvatakse, et ettevõtjad tahavadki väga paberi peal toimetada, siis tegelikult väga paljud on sellised innovaatilised ettevõtjad ja tahaksid minna paberi pealt digile üle, aga riigid ikkagi nõuavad paberit. Ja siis, et see selline probleem siis lahendada, siis selleks see õiguslik raamistik on loodud. Küsin korra vahel, et näiteks täna ma olen siis transpordiettevõtte omanik, sõidavad mul autojuhid suurte masinatega teedel ringi, veavad kenasti kaupa. Mina olen näiteks otsustanud siis ettevõtjana luua endale elektroonilise sellise andmestiku, mis kaup mul on, kuhu see minema peab, millal see peab kuskil olema ja peatab kinni selle veokijuhi politsei. Mis siis saab, kui ta näitab sellist digitaalset infot näiteks tahvlis või telefonis? Mis temaga tehakse? Öeldakse, et palun esitage meile paber. Hästi. Ja praegu tõesti see ikkagi üle Euroopa sa ei saa sõita nende digidokumentidega, et ma tean, et isegi on selliseid juhtumeid, kus Eesti ettevõtja, kes kasutab juba e-veose lehte, tal on autosprinter ja siis kui ta Lätti läheb, seda prindib need dokumendid välja, et paberi peal esitada. Et absurdne olukord, eks ole. Et just see probleem siis lahendada, siis nüüd ongi siis Euroopa Liit võtnud siis selle härjal sarvist ja hakanud seda lahendama. Ütleme nii, see on osutunud pisut keerulisemaks, kui alguses arvati. Ma pean mainima, et PDF ei ole digidokument. Niimoodi kohe. Ja, PDF ei ole, see on lihtsalt piltdokumendist põhimõtteliselt, et tegelikult me räägime ikkagi andmevahetusest. Et, ja mitte niivõrd võib-olla andmevahetusest, kui siis andmetele ligipääsu andmisest.
ja kuidas see siis hakkab olema aastal 2027 mis on peaaegu nagu kohe mõeldes, kui suur on Euroopa Liit, eks ju. Jah, ja tegelikult me oleme natukene ajast maas. Algne idee oli, et see kõik võiks juba toimida augustis 2025, mis on järgmine aasta. No nii, aga ei jõua. Ei jõua ja miks ei jõua on see, et kui ma ütlesin, et see on andmetele ligipääsu andmine, et andmevahetus, siis selleks, et kokku leppida, et millised need andmed siis on ja millised andmeväljad välja näeksid ja et siis see on võtnud väga-väga palju aega, et kõik 27 liikmesriiki saaks selleks ühtemoodi aru. Ja alguses üleüldse, kuna see süsteem ei tule, sellist keskset andmebaasi ei tule mingit tohutut üle-euroopalist kaubaveoteabe kogumise mingit andmeladu, vaid andmed hakkavad jääma ettevõtja enda siis platvormidele, FD platvormideks nimetatakse neid, mis on siis eraettevõtte poolt pakutav digidokumentide teenus. Et kuidas see süsteem siis üles ehitada selliselt, et kui Eesti auto näiteks sõidab siis Hispaanias, et kuidas see Hispaania siis pädev asutuse ametnik saaks üleüldse neile andmetele ligi, et seda süsteemi juba alguses ma ei tea, ausalt öeldes, võib-olla alguses arvati, et kuidagi läbi ime saadakse neile ligi. Igatahes, kui hakati asja lähemalt uurima, avastati, et ikkagi on mingit süsteemi vaja. Selge. ja hästi tore oli see, et juba aastal 2020 Eesti, Läti, Leedu ja Poola, meie katsetasime seda siin oma piirkonnas, et kuidas see siis päriselt võiks toimida. Ja tookord siis loodigi selline, nüüd seda nimetatakse FD väravaks. Tookord me nimetasime seda indeksi registriks. Päris keeruline nimi. Keskne selline vahekiht tehti. Ja kuhu siis ühelt poolt siis pädeva asutuse esindaja sai siis sinna sisestada siis autonumbri ja teiselt poolt siis meie katse all olevad ettevõtted, kes olid valmis meiega seda katsetama, olid üles laadinud siis selle digidokumendi endale. Ja kui nüüd siis selles keskmes andmekihis, mida nüüd nimetatakse FD väravaks, seal tuli siis vastus, et jah, sellel sõidukil on digidokument olemas, siis sai ta ja ligipääsu siis läbi selle FD värava sellele dokumentidele, mis asusid siis selle ettevõtja enda serveris. Ja me olime uhked oma selle katsetuse üle ja kui Euroopa Komisjon hakkas küsima erinevatelt liikmesriikidelt erinevaid näiteid, et kuidas see FD peaks siis toimima, siis üks selline idee, ka meie siis esitasime oma siis piloteerimise katsetuse tulemused. Ja mul on väga-väga uhke selle üle, et nüüd tegelikult terve Euroopa hakkabki selle meie katsetused järgi siis ka aastal 2027 toimetama. Kas see ongi siis põhjus? Ma olen kuulnud, et Eesti on kogu selle nii-öelda veosolehe digitaliseerimise vaates siuke eestvedaja. Et kas see, et see nii-öelda katse teil tehti toona ja see oli edukas, kas see ongi põhjus, miks Eesti täna ikkagi on siin jätkuvalt nagu eestvedaja rollis? Jah, ma võiks küll öelda, et see kindlasti on üks põhjus ja ma pean ka tänama meie väga usinat ja aktiivset erasektorit, kes tegelikult seda on ka hästi palju siin vedanud, et digilogistikakeskuse eesotsas Eesti poolt vaadatuna, et selline, ütleme, hea mõte välja pakkuda, et kuidas see oleks võimalik ilma keskset andmebaasi tegemata ja keskset suurt üle-euroopalist süsteemi tegemata, see siiski võimaldada nendele andmetele ligipääs. Et nüüd me siis selle FD for EU projekti raames siis koos 9 liikmesriigiga ja 23 erineva partneriga nii era- kui avalikus sektoris seda kõike siis siin katsetame ja teeme. Ja no me oleme üsna veendunud, et see 2026 me peaksime selle juba ise tegelikult käima saama. Aga kui nüüd siin ettevõtete vaade on, mis meil siin täna selle podcasti siis teemaks on, siis ütlesin ka tegelikult enne, et kohustus tuleb riikidele ja ettevõtjatele tuleb see võimalusena. Et ettevõtjad keegi ei sunni digile üle minema, aga kui ettevõtja aastal 2027 juunis ütleb, et mina tahan sõita digidokumentidega
Eestist või Hispaaniast tuua apelsine Eestisse näiteks, ja. siis ta peab seda saama, siis riigid ei saa enam öelda, et ma ei saa hakkama. Et sul on see printer, et prindi mulle nüüd see paberdokument ikkagi. Aga no muidugi võib ju olla digiasjadega ikkagi on need ahest, ei ole sul seal ühendust või ei ole seal mingi muu häda, eks. Et siis peab olema võimalik ka siis inimloetavas formaadis seda siis näidata, seda dokumenti, aga ikkagi eesmärk on see, et andmetele antakse ligipääs. Ja ma arvan, et see saab olema ettevõtjatele päris hea võimalus, kuidas vabaneda liigsest sellisest koormusest, mis puudutab siis paberite täitmist, ootamist, kui seal kaubaliidu ammu juba kohale viinud, oodata, kuni siis lõpuks arveldamine toimub, et kindlasti seal tuleb selliseid häid, ütleme, präänikuid siis ettevõtjate jaoks, et miks nad võiksid siis olla eesrinnas selles osas ja tulla kaasa selle digitaliseerimisega, kuigi kohustust ei ole. Ja me räägime sellest õiguslikust raamistikust ja sellest, et eks ju riigil on kohustus vastu võtta digidokumente, ettevõtja vaatab ise, mis talle mugavam on, aga miks see paber siis täna nagu, üks teema oli see, et paber on see, et sa ootad pärast, et raha tuleb, aga paberid on alati olnud, on, et mis seal paberitest loobumise puhul veel võiks olla ettevõttele võidud? No üks ongi see, et ilmselt on oluliselt vähem töötajaid vaja, kes need pabereid sul täidab ja kontrollib ja saadab kuhugi ja vastu võtab ja mida kõike nad nendega teevad. Teine, mis on hästi suur eesmärk Eesti riigilga, on ka reaalaja majandus, mis tähendab seda, et praegu ettevõtjad esitavad tohututes kogustes aruandeid. Üha uuesti ja uuesti nad täidavad ja esitavad sama informatsiooni, mida nad tegelikult on juba 10 kohta esitanud. Ja Eesti siis nägemus MKM-i poolt, MKM on siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vaatest on siis selline lähenemine, et kui üks kord on juba mingisugused andmed riigile esitatud, siis peaks riik suutma neid siis mitte rohkem enam küsida. Ehk siis meie kaugem idee, loomulikult FT üksinda ei päästa päeva, aga see on üks suur samm kogu selles ahelas, on see, et ettevõtjad ei pea enam esitama aruandeid, vaid aruanded tekivad justkui võluväel ise, sest kui sa oled juba siia, tänne ja 3. kohta oma andmed esitanud, siis tegelikult need peaksid aruanded siis hõlpsamini siis neil siis koostatud saama. Aga selle kohta tihtipeale ütlevad ju inimesed, et miks riik üldse neid andmeid nagu küsib, et miks te nuhite? Me ei tahagi nuhkida, aga eks ma arvan, ettevõtja vaatest on ka oluline, et kõik oleksid ausad ja tublid ja keegi ei petakseks. Ja ma arvan, et mida siis digitaalsem meil kogu see asjaajamine on, seda vähem on pettureid ja ma arvan, et nendel ettevõtjatel, kes on ausad ja toimetavad turul reeglitele kohaselt, siis nendel on suur võit selle eest, et seda turgu ka võib-olla natukene puhastada. Aga kui nüüd sa küsisid selle nuhkimise kohta, siis tegelikult see olukord, me kindlasti ei hakka nuhkima, hoopis võib-olla ma ei usu, et tänagi keegi väga nuhib, aga kui täna võtagi see e-veose leht, siis tegelikult, mis puudutab seda infot, mida siis pädevatel asutustel on õigus vaadata, siis tegelikult see on oluliselt väiksem info, kui on seal tegelikult selle dokumendi peal toodud, et siis nad saavad ainult nendele andmeväljadele ligi, mis neil on õigus vaadata, et praegu nad võivad kogu seda sirvida, seda lehte seal ja uudistada, aga tulevikus on kindlasti see läbipaistvam, mis veel läbipaistvuse juures on oluline, et praegu ettevõtja ei tea, kes tema paberid seal vaatamas on käinud, aga seda siis jäävad kõik digilogid jäävad alles, kes on vaadanud, millal on vaadanud ja kui ettevõtjal tekib kahtlus, et miks see Eva käis seal vaatamas minu asja, et siis ta saab kohe teha päringu, et miks sa olid seal reedel kell 13.25 minu asja vaatamas, et selles mõttes on kõik palju-palju läbipaistvam, nii siis riik saab paremini siis oma kohust täita ja saab ka ettevõtja kindluse, et keegi ei käi niisama nalja pärast tema asju vaatamas,
et on nagu põhjusega. Nagu praegu rahvastikuregistris, kui sa avastad, et keegi on käinud sinu andmeid seal vaatamas, tundub imelik, siis sa saad kohe teha päringu, et kuulge. Ja, eesti.ee on vist see võimalus, eks olemas kenasti. Ma olen ise ka vaadanud, see on päris huvitav, et näiteks toon näite, et kui sa oled saanud retsepti perearsti käest, siis retseptikeskus taustal päringu sinu kohta ja võib-olla täiesti nii, et Tervisekassa on näiteks vaadanud andmeid, aga siis tuleb meelde, et ma käisingi apteegis, et see ongi loogiline, et mingid andmed vaadatakse sel hetkel, kui mul on seda nii-öelda digiteenust taustal vaja, sest enam ju näiteks paberi peal retsepti enam, ma ei tea, millal sa mäletad paberretsepti üldse, et läksid apteeki, et mingis valdkonnas on see väga mõistetav, et sul paberit ei ole ja mis retseptidega teatavasti juhtus, kui nad paberi peal olid, nad kippusid ära kaduma. Et ma arvan, et see on ka logistikasektoris sama. Sa oled Kliimaministeeriumi esindaja, et kas me saame sellest nii-öelda meie looduse säästmisest, kliima parendamisest ka selle EFTi kontekstis rääkida? Ja see on ka üks väga-väga suur siis selline kaasnev hea mõju sellel digitaliseerimisel, et kui praegu prinditakse neid pabereid tohututes kogustes välja, siis on vist, kui ma nüüd ei eksi, siis on lausa vist 8 miljonit puud peaks sellest siis säästetud saama, kui me siis digile üle läheme, et lisaks veel loomulikult tohutud rahalised võidud siis, et ma usun, et sellest saab kasu nii loodus ja kui inimene ise ja ettevõtja ka ühel hetkel, et praegu see muidugi tundub natukene ulmekas, et kuidas see võimalik saab olla, aga ma usun küll, et ühel hetkel, nagu me praegu ei kujutaks ette, et sa lähed, kui sul on vaja retsepti, et sa lähed perearsti juurde, istud seal ja ootad, kuni ta sulle paberi ulatab, siis ühel hetkel ei kujuta enam ettevõtja ette, et ta peaks tõesti pabereid kaasa pakkima sama palju, kui tal on siis neid kaupa või veel rohkemgi. Ja seda veel ilmselt mitmes eksemplaris, eks, ja ma saan aru, et igale osapoolele peab jääma ka see paber nii-öelda alles. Et see on suurepärane võit. Kas saab veel ulatada riigi poolt mõne sellise nii-öelda prääniku või porgandi ettevõtetele? Et ma tean näiteks, et EIS tänase nimega siis endine EAS on siis see koht, kus sai ka näiteks platvormide arendamiseks raha, aga täna ma saan aru veel, et transpordiettevõtted endeid ei toetada digitaliseerimise puhul. No nüüd ongi tegelikult praegu ju avatud see teine osa sellest taotlusvoorust, kus siis transpordiettevõtjad ise saavad siis taotleda rahastust, et nad saaksid siis minna üle digilahendustele. Et riik ikkagi toetab siin, mitte nii, et tehke ära ja me ootame, vaid et tegelikult riik on siin oma abikäe nii-öelda ulatanud. Jah, täpselt ja kui meil nüüd on need EFTi platvormid siis nüüd juba olemas Eestis, mis on tegelikult Euroopa mõttes väga ka eesrindlik ja ütleme siis eeskujuks teistele, et nüüd siis aidata siis sellise toetusega siis ettevõtjad ka, et nad oma lahendusid siis saaksid digile üle viia, et loodame siin rohket osavõttu ja et ei taha jätta üksinda ettevõtjaid, et prooviks ikkagi neid aidata. Ja loodetavasti on siis need esimesed, ma võiks öelda, võib-olla julged, kes siis lähevad digile üle, et nemad siis saaksid olla ka teistel eeskujuks ja võib-olla siis ärgitada ka ülejäänud ettevõtjaid sellele. Ja, aga kui sa vaatad ka seda poolt, et tegelikult riik ise on väga suur tellija, eks ju, et riik hangib aasta jooksul, ma ei tea, milliste summade eest, ma arvan, et on 100 miljonit, eks ju, et üks suuremaid projekte täna on ilmselt Rail Baltica ehitus on ju. Kas riik ise täna paneb juba ka nendele osapooltele, kes veavad näiteks ehitusobjektidele mingisugused materjale, paneb näiteks tingimuseks, et sinu dokumentatsioon peab olema digis või seal käib ikka ka, tuleb veoauto, kallab koorma maha ja siis tuleb paber? See on nii ja naa, Transpordiametil on väga ägedad piloodid olnud, mis on väga edukaks osutunud ja nad tegid oma hankeid niimoodi, et alguses siis, kes siis tulid digidokumentidega, need said siis lihtsalt natuke rohkem punkte ja see osutus päris edukaks, nii et nüüd nad tegelikult eelistavadki just ja soovivad, et oleks siis digikujul see informatsioon olemas, et niimoodi vaikselt nügides alguses saab siis riik siis ärgitada ka ettevõtjaid siis mõtlema selle peale ja lisaks ma arvan, et
See küll ei ole EFTi teema otseselt, aga see on väga haakub sellega, kui sa enne siin mainisid keskkonnakasu, siis aina enam siis tellijaid soovib teada ja näidata, et nemad on väga keskkonnasõbralikud ja kui palju siis CO2 tekib, kui tema siis kaupa veetakse. Et võib-olla, ma ise nagu eeldan seda või arvan nii, et võib-olla ettevõtjate poolt tulebki see surve nii hoopiski tellijate poolt, et ma tahan, et minu kaup jõuaks kohale väikse süsinikuheitega ja ma tahan, ja see, kuna see digidokument on ka üks viis, kuidas seda CO2 jalajälge siis vähendada, siis see oleks ka kindlasti siis selliseks motivaatoriks siis ettevõtjale, et kuidas seda siis vaadata oma süsteemid üle ja kui ka riik annab nüüd toetust selleks, siis ma ütleks, et tulge ja haarake võimalusest ja lööge kampa. Palju riik raha jagab üldse praegu, et mis summadest me räägime? See oleneb täiesti nendest konkreetsest juhtumist, aga see toetuse protsent on lausa 90%. Et no ainult 10% pead ise panema, et ettevõtjad on väga erinevad, mõnel ongi ainult paber ja pliiats praegu kasutusel, teised on võib-olla natukene rohkem juba oma neid süsteemi seal digitaliseerinud, et see väga-väga sõltub konkreetsest juhtumist. Et ja EISi eksperdid aitavad kindlasti siis ka nõustavad, et kui te olete huvilised, siis tulge kindlasti ja võtke ühendust, et pigem küsida rohkem, keegi ei käse ja ei sunni toetust küsima, aga vähemalt tasub seda võimalust kaaluda ja uurida asja. Me rääkisime sellest, et paari aasta pärast alles on riikidel see kohustus võtta siis digitaalseid dokumente vastu. Kas on vahepeal mõned sellised suuremad etapid või mingid ajapunktid ajajoonel, mis mingiks hetkeks peaks valmis olema või et mis asi järgmiseks valmis saab? Millest me saaks nii-öelda kas või edasi rääkida? Jah. No järgmiseks saavadki valmis meil selle projekti raames need erinevates riikides siis need EFTi väravad, mis on siis selline juurdepääsu punkt, nagu ma ütlesin, kuhu siis igasse liikmesriiki peaks üks selline punkt tulema. Ja ma arvan, et see on selline järgmine verstapost, et meil just siin oli tegelikult novembris oli selline testimine Eestis, kus me testisime siis Soome ja Prantsusmaa vahelist selle EFTi väravate vahelist suhtlust, et kuidas nad omavahel siis peaksid suhtlema, sellepärast kuigi need EFTi värav siis annab ligipääsu siis selle eraettevõtja serveris olevatele infole, siis need EFTi väravad omavahel peavad ka suutma suhelda, sest kuidas muidu see Hispaania ametnik siis saaks teada, et Eestis on mingi väga äge digidokument teda ootamas, eks ole. Et siis sellepärast tekib selline EFTi väravate võrgustik. Ja ma arvan, et see on järgmine verstapost, mis meil kindlasti on, saame siin kuulutada, et nüüd see asi toimib. Ja mis me Euroopa Komisjoni poolt ootame, on see, et nad selle EFTi määrus sai juba küll 2020 juba valmis, aga selle alusel antakse erinevaid rakendusakte ja delegeeritud akte välja, mis siis panevad nagu täpsemad juhised, et kuidas peaks EFTi värav olema tehtud, millistele nõuetele peaks vastama see EFTi platvorm, mis on see erasektori poolt rajatud teenus, mis on ka sertifitseeritud, et need ei ole mingisugused suvalised võib-olla katsetused kuskil pilvekeses, vaid neil on konkreetsed nõuded, millele nad peavad vastama, aga näiteks päriselt neid nõudeid pole veel kokku lepitud, on küll sellised juhised antud ja on olemas suunad ja need Eestis arendatud siis EFTi platvormid on selle kõigega kooskõlas, aga et neid nõudeid ootame, siis järgmiseks tuleb, kuidas siis sertifitseerida neid üldse. Need nõuded veel tulevad, et selline, me oleme ajast Eesti igatepidi, sest et kui meie seda projektiga alustasime, siis me eeldasime, et 2025 august on kõik stardivalmis. Te panite ennast me panime isegi natukene ajast üle, et vaatame, tekib seal midagi vaja sättida veel või järelhindamine ja nii, aga nüüd me oleme hoopiski ajast ees.
et ja nüüd vahel nii ootate siis samal ajal käed rüppes või? ei oota. Ja tegelikult Euroopa Komisjon on väga-väga tänulik sellele, et meil selline projekt on, sellepärast et meil on väga äge tiim seal toimetamas selle kallal ja kõik siis sellised nõuded, mis sealt komisjoni poolt tulevad, me saame kohe läbi testida, läbi katsetada, kui midagi tundub, et läheb täiesti, kipub nagu metsa poole minema, siis me saame kohe hädakisa tõsta, vaadatakse üle, et eks Euroopa Komisjon ise ka õpib selle käigus, et kuidas neid digile üleminekud on, et ega see tundub lihtne, aga tegelikult see ei ole, et paberi peal võib-olla on oluliselt lihtsam esialgu mõeldes, et kirjutad sinna lahtrikesed, prindid välja ja paned oma 3 risti alla ja let's go. Ja, kuidas täna Eestis on, et kas kui ma ainult Eesti sees vean kaupa ringi, et kas siis mul on võimalik digitaalset dokumenti esitada politseile? Ütleb, et Eesti sees on lubatud. Jah, et praegu me ikkagi pingutame selle nimel, et üle Euroopa saaks seda ka, et seetõttu ma just enne mainisin, et Eesti ettevõtja sõidab siin printer autos, sõidab ringi, kui tahab Lätti minna, et Eesti on selles mõttes väga eesrindlik ja meil on ka see autoveeseaduses lubatud, et võib kasutada digidokumente. Kas selle EFTi projekti raskuskese on siis selles, et neid riike Euroopas on palju ja nad ju toimetavad väga erinevalt, et Eesti on ju tuntud kui pisike digiriik, meil on iga teema kohta üks asutuski näiteks kasvõi, et meil ei ole 10 transpordiametit, et meil on ju, öeldakse, et mis teil seal viga, et te olete pisikesed ja väiksed on ja meil ongi palju asju täna juba digitaalsed, meil on ettevõtted, kes on digitaalsed, nad on harjunud toimetama, et kas siis see raskus ongi selles, et neid riike on väga palju, nad on erineva suurusega ja neil on erinevad nagu stardiplatvormid nii-öelda. No täpselt ongi ja see, mis meid väga palju aitab, see, et meil on XD. Tõsi. Me oleme harjunud toimetama sellisel digimaailmas, aga kui me võtame kas või näiteks Saksamaad, kus on ju, see on tohutu suur, kuigi Saksamaa on meil isegi projektis, nii et selles mõttes on väga-väga tore, et meil on üleüldse projektis on peaaegu kõik suuremad sellised logistikapartnerid, et Saksamaa, Prantsusmaa, siis on meil Leedu, Soome, Portugal jääb väga kaugeks, aga ta on meie projektis ja Itaalia ja Austria, Belgia, aga võtame Saksamaad, siis tegelikult Saksa riik, neil on ühes riigis mitu riigikest ja nad ise ütlevad, et neil on üli raske seda kõike seal ellu viia, aga nad on valmis seda tegema ja nad on väga tublid seal toimetama, aga see ei ole lihtne sugugi. Ja mis on veel keerukus, on see, et tihti sellised Euroopa kesksed seaduse muudatused, liikmesriigid on harjunud, et nad lihtsalt võtavad siis tehakse mingi seadus, loomulikult kokku lepitud kõikidega, aga siis kogu asi puudutab siis seadustesse nende sätete ümber tõstmist. Aga nüüd siis paljud praegu avastavad, et nad peavad hakkama IT-lahendusi tegema. Ja see on kurvaks üllatuseks osadele riikidele. Ja paljud riigid veel alles praegu nuputavad, kes neil üleüldse riigis peaks seda üldsegi siis üle võtma. Et meil on, see on täpselt Eestis on samamoodi, et Kliimaministeerium siis meie transpordi ja liikuvuse valdkonnas, meie oleme siis kohustatud siis Eesti riiki üle tooma selle seadusandluse, aga tegelikult need pädevad asutused ei ole sugugi meie ministeeriumi all. Et tegelikult Politsei- ja Piirivalveamet ju on hoopiski Siseministeeriumi haldusalas ja Maksu- ja Tolliamet on hoopiski Rahandusministeeriumi haldusalas, aga nagu sa ütlesid, Eesti on väike ja me saame kõik tunnevad kõiki ja kõik saavad hästi läbi, et meil ei tekita see probleemi, aga näiteks Rootsis ei ole ikka veel otsustatud, millise ministeeriumi selles portfellis ei peaks kuuluma. Poola täpselt samamoodi, et miks Poolat ei ole meie projektis praegu, ongi see, et see asi kukkus neil kuhugi 2 ministeeriumi vahele ja nad ei suutnudki ära otsustada. Et sellest on meil väga-väga kahju, sest Poola on ju meil jääb otse tee peale, teel Euroopasse. Ja, tõsi, väga suur ju transiitmaa. Ja, et see on suur keerukus. Ja just see, et ei ole Euroopa keskset sellist süsteemi, vaid iga riik peab ise looma ja siis tekib selline võrgustik, et
väga-väga põnev ja natuke keeruline, aga olen täiesti kindel, et me saame selle tehtud. Mainisid enne ka seda, et Eesti tegi siin sellise omaalgatusliku toreda katse, mis ka õnnestus, eks ju, et kuidas siis need andmed riikide vahel vahetada. Kas on võimalik ka see, et infosüsteem on tegelikult ju kood, tarkvara, et see katsetus, mis justkui EFTi värava näol on juba kuhugi maani jõudnud, et me anname siis selle koodi nii-öelda Saksamaale ja ütleme, et palun, et kasutage seda. Et kas see on ka reaalne? See on täiesti reaalne, tegelikult selle projekti raames me teemegi selle, me nimetame seda referentsmudeliks, et see tehaksegi avatud koodiga. Avatud kood muidugi tähendab seda, et põhimõtteliselt sulle antakse tähestik ja kirjuta jutt ise. Selge. See tuleb endal teha. Või no nii hull asi ei ole, aga ikkagi, et sa ikkagi pead päris palju ise siis seda arendama edasi, aga algus on siiski tehtud. Et me katsumegi siis teisi riike, kes ei ole selles projektis ja kes ei ole võib-olla nii edumeelsed kui siis meie siis nii-öelda juhtgrupp, et nad saaksid siis ka abi tänu meie siis projektile. Teine asi, mis Eesti riigis on päris äge, on see, et kui riik on midagi siis ise arendanud ja ettevõtja soovib seda koodi saada, siis riik peab selle koodi andma. Niimoodi hoopis. Aga mitte ostma. Või siis põhjendama väga, väga tõsiselt, miks ta seda ei anna. Et sellised, Eesti on selline avatud suhtlemisega, avatud olekuga, et mulle väga-väga see meeldib. Aga meil on siin juba päris palju sellist huvitavat juttu olnud, aga kujutame korra ette, et inimesed ütlevad, mis see transport on, siis masinad sõidavad, las nad sõidavad. Kujutame korra ette, et ütleme nädal aega enne jõule ükski masin ei liigu, sellepärast, et kui neil dokumente ei ole, õigust ei ole, mis kaos valitseks siis kaubanduses? Me nägime seda kaos siis, kui COVID tuli. Nii? No see oli ikka päras hullumaja, mis siis hakkas pihta, kui kõik riigid panid ju oma piirid kinni, kaup seisis, täpselt selline see tulevik siis sel juhul oleks, et kui selline asi peaks juhtuma, aga me teeme kõik selleks, et seda ei juhtuks ja võib-olla üks asi, midagi me oleme mõelnud ja kui me siin ettevõtjate selline prääniku poole pealt siin nuputame, siis võib-olla üks selline präänik nende jaoks võiks olla, et kui sul on digidokumendid, siis sinu autot ei peatata. Et me räägime siin hästi palju maanteetranspordist, aga tegelikult puudutas kõiki transpordiliike, aga kuna siis e-veoseleht on teemaks, siis jääme ikka selle maanteetranspordi juurde, mis on ka kõige vähem digitaliseeritud siis transpordisektor meil siin just dokumentide vaates. Et see võiks olla päris hea kindlustunne siis ettevõtjale, et ta teab, et ta ei ole pahandust teinud, on heas nimekirjas ja nagu praegu, kui sa sõidad ju ka oma autoga, siis politsei tegelikult saab autonumbri järgi vaadata, et kas kindlustus on olemas, tal ei ole põhjust sind peatada ja siis sa saad rahulikult sõita, et miks mitte siis ka tulevikus digitranspordi dokumentidega niimoodi. Loodame, et siis logistika toimib kenasti ja ma tean, et kindlasti väga paljud ootavad oma pakke, millal need jõuavad kuskile ühte või teise kohta, et siin taga ongi ju väga keerukas logistika, et see kõik, mis vaja sulle õigel ajal kohale jõutakse ja ei tahaks olla ju jõuluajal nördinud, et mõni kaup sellepärast ei jõudnud kohale, et kas paber oli kadunud või auto koos kauba endaga, eks ju. Nii et aitäh, et sa tulid, soovin hästi palju jõudu selles suures projektis ja loodetavasti saate selle täpselt selliseks, nagu te ise olete endale valmis mõelnud, kirja pannud ja seadustesse kirjutanud. Nii et rahulikku jõuluaega ja siis järgmise korrani. Aitäh! Aitäh!